Et siis tere, mina Taavet. Ja mina olen Evelina. Jah, et räägime natuke James Bondi filmist, et nagu ka James Bondi filmis oli James Bondil välimus siuke värske ja viisakas. Ja siis tema naised olid enesekindlad ja kindlasti elegantsed. Ja nagu need lõhnad siin on ka sellised. Mul on siis 007 for Woman. Ja mul on ka 007 for Men. Aga äkki alustad sina? Räägid natuke sellest lõhnast, mis me saime täna. Just nii. Et siis peale vaadates nagu siuke ilus ja kompaktne disain. Mulle tundub, et see isegi mahub vist taskusse, vaata selline täiesti meestele mõeldud. Päris hea, väike, kompaktne. Ja värvudest ka vaadates, et see on ju musta värvi, et James Bondi filmis oli ka, ta oli ülikonnad musta värvi. Ta päris tihti tõesti kandis mõne ülikonna, selle kindlasti musta värvi ka. Ja disaini poolest on siuke kandiline, vaata, et päris siuke mõnus mehelik. Jah, meestel on sellised õlad, vaata, see on samamoodi minu arust nagu meeste siluett tõesti ka. Ja siis vaata seda korki. Proovi korraks, kas saad selle lahti? Vaata, korraks proovime ära. Aga ma ei tea, mul küll ei tööta. Äkki ütled, mis nii passi on see? Vot, selle korgiga on siuke asi, et see on hästi huvitavalt siis disainitud, et see on hästi huvitav, et ta on siuke natuke MacGyverlik ja natuke Bondilik, hästi siuke salakaval. Oota, mis nipp on siis, ma ei saa aru, kuidas see lahti teha? Vot selle korgiga niimoodi, et sa saad ainult keerates lahti, et seda igaüks lahti ei saa. Oota, kas te ei tule välja siis see kork välja sealt? Ei. Siis põhimõtteliselt seal kork ei olegi, et no ja meestel ei olegi midagi kaotada. Et päris hea, nutikas värk. Aga äkki siis proovime seda lõhna ka? Jaa, proovis enda peal, mina nustana. Mis sina arvad? Tead, mis ma mõtlen, see on tõesti päris selline, ta korraks veel proovin. See on selline mehelik täitsa lõhn ja mõtlen, see näitaks seda mehe tugevust ja enesekindlust välja. Et ja võib-olla ta võlus päris palju naisi sellega. Ja, ta on siuke veits magus ja siuke nagu salapärane ja siuke ohtlik natuke. Et mina nuusutan teda, sest ta on ka siuke nagu veits siuke, kergitab nagu meeli. Seda tõesti. Jah, aga kas sa teadsid ka seda, et James Bondi bränd tuli välja tema 50. juubeliks? Väga piinlik öelda, aga ma ei tea sellest mitte midagi. Ja seda ka veel, et James Bondi brändil on 4 meeste lõhna. No meestel on nagu alati valikud, vaata. Teil vedas tõesti sellega. Okei, räägi nüüd sinu lõhnast ka natuke. Jaa, ärge unustame naiste lõhnast, siis mul on 007 for Woman. Siis, kui vaadata seda disaini, siis ta on tõesti päris erinev sellest meeste omast, aga samal ajal nad tõesti kooskõlas, vaata, nad on samamoodi musta värvi, ehk siis selline elegantne asi. Aga mulle näiteks see meenutab täitsa granaati. Jaa, just täpselt. Ehk selline ohtlik asi. Aga samal ajal, kui vaatad siia poole, vaata, see on nagu siuke, nagu näiteks oleks naiste kleiti dekoltee, samal ajal naiselik ja samal ajal ka ohtlik. Aga proovime selle ka ära, siis teeks lahti, vaat naistel on kork olemas. Eks me kaotame ära kunagi selle äkki. Nii. Proovis sinaga. Minu arust see on tõesti selline idamaiselt selline lilleline lõhn. Natukene magus, aga ei ole täitsa komm. Anna korrustan uuesti korra. Oota, jaa. Ta on jah selline veits pehme, siuke õrn ja samas siuke nagu heledapoolne. Jaa, aga ma mõtlen, et see on tõesti selline asi, mis võiks iga naise kotis olla, sest sa kunagi ei tea, kuna kohtud sellist mees, mis oleks nagu James Bond. Aga unustan korraks uuesti seda. Jaa. Väga hea. Põhjus, miks ma seda nuusutada tahtsin, on sellepärast, et ma mõtlesin, et äkki ma ostan selle ise ka naisele. Ma mõtlen tõesti, tal võiks kotis olla selline ohtlik relv. Aga 007 for Men ja sinul on ka? Jaa, for Woman. Et väga hästi on James Bondi bränd nagu vaeva näinud. Eks siis meie poolt täitsa kiitus. Ja tänaseks vist kõik. Ja, aitäh vaatamast. Nägemist siin.